Su keha uputab end seespoolt. Vedelik täidab su kopsud. Su süda peksab nii kõvasti, et tundub, nagu annaks kohe järele. See algab nagu gripp. Ja see ongi probleem, mida enamik inimesi ei mõista enne, kui on juba liiga hilja. Nüüd pole arstidki kindlad, kas sa öö üle elad. Ja seda kõike viiruse tõttu, mille sa puhkusel eneselegi teadmata said. Just nii näeb tegelikult välja hantaviirusesse nakatumine. Esimene päev on olnud pikad ja rasked paar kuud. Töö ja igapäevaelu stress on hakanud sulle mõjuma. Nii et kui jõuad oma metsamajakese juurde sügaval looduses, tundub kõik täiuslik. Miljonite kilomeetrite kaugusel linna mürast ja rahva hulkadest. Ja siis saad aru, et see on veidi maalähedasem kui kuulutus lubas. Keegi pole siin olnud juba kuid. Tolm katab kõiki pindu ja ämblikuvõrgud ripuvad nurkades. Ja köögi tasapindadele on laiali pillutud väikesed pruunid terakesed, mis näevad välja peaaegu nagu riisitangud. Hiirekakad. Haarad kühvli ja hakkad koristama, täiesti teadmata, et oled just teinud otsuse, mis võib sulle elu maksma minna. Sest sinu looduse puhkus on kohe muutumas bioloogiliseks õudusunenäoks. Väikesed terakesed, mis onnis laiali olid, pärinesid ida poolt pärit hirvhiirelt, kes kandis Sinombre viirust. See on üks mitmest surmavast hantaviirusest, mis levivad näriliste kaudu. Ja nüüd oled sina ohus. Hirvhiire puhul ei põhjusta viirus tegelikult mingeid sümptomeid ega vaevusi. Hiir elab oma elu täiesti tavapäraselt, teadmata, et ta kannab oma kehas viirust. Iga kord, kui ta urineerib või jätab väljaheiteid maha, vabanevad keskkonda mikroskoopilised viiruse osakesed. Ja just see juhtuski siin. Pärast seda, kui hiir oli mööda onni ringi liikunud, jättis ta endast maha nakatunud väljaheited. Aja jooksul need kuivasid, kuid viirus jäi ellu, oodates võimalust uude peremehesse sattuda, sinusse. Kui sa väljaheiteid ära pühid, paiskad sa teadmata viiruse õhku nähtamatus tolmupilves. Seda protsessi nimetatakse aerosoolistumiseks ja see tähendab, et füüsiline aine muudetakse mikroskoopilisteks osakesteks, mis tõusevad õhku ja jäävad sinna piisavalt kauaks, et sattuda sinu kopsudesse. Viirus on nüüd ametlikult kohal, aga sina ei tea seda veel. Tegelikult ei saa sa sellest veel tükk aega aru. Teine päev. Erinevalt tavalisest külmetusest või gripist, millel on suhteliselt lühike peiteaeg, on hantaviirus salakavalam. Miljonid viiruseosakesed on sinu kehasse sattunud. Need on piisavalt väikesed, et mööduda sinu hingamisteede esimesest kaitseliinist, minast või kurgust. Selle asemel liiguvad need otse kopsudesse, teel oma peamiste sihtmärkide endoteeli rakkude poole. Need rakud vuuderdavad kõiki sinu keha vere- ja lümfisooni, sealhulgas artereid, veene ja kapillaare. Sisuliselt moodustavad need barjääri sinu vere ja ümbritseva koe vahel. Aga hantaviirused näevad neid rakke kui võimalust, täiuslikku tööriista, mis aitab neil kogu sinu organismis levida. Nii et samal ajal, kui sina naudid oma nädalavahetust, tungib sinu hingamissüsteemi vaikselt üks tapja. Selle eesmärk on põhjustada võimalikult palju kahju, jäädes samal ajal võimalikult kauaks märkamatuks. Selleks ajaks oleksid teised viirused juba avastatud ja sa võiksid tunda esimesi sümptomeid, aga hantaviirusega see nii ei ole. See ei tapa sinu rakke kohe. Selle asemel kasutab see protsessi, mida nimetatakse mittelüütiliseks nakkuseks. See tähendab, et viirus kinnitub rakule, tungib sinna sisse, kuid ei hävita rakku. Tänu sellele suudab hantaviirus levida ilma, et see muudaks sinu immuunsüsteemi või käivitaks põletikureaktsiooni. Kolmas päev. On aeg koju minna. Tundes end värskena ja valmis taas tavapärase eluga tegelema. Pakid oma asjad kokku ja alustad sõitu tagasi linna. Sa tunned end endiselt täiesti hästi, isegi suurepäraselt. Oled saanud vajaliku puhkuse. Sa ei jõua ära oodata, et tööle tagasi minna, et kolleegidele kõigest rääkida. Kuid sinu kopsudes paljuneb viirus samal ajal eksponentsiaalse kiirusega. Üha rohkem endoteelirakke rünnatakse ja nakatatakse, sillutades tee hantaviirusele, et need pääseksid sinu vereringesse ja nakataksid veelgi rohkem sinu sisemisi kudesid. 4. päev. Praeguseks on viirus keskendunud oma ainsale eesmärgile, ennast paljundada ja levida nii kaugele ja laialt kui võimalik. Üha enam sinu veresoonkond allub selle mõjudele. See peidab end ja levib läbi sinu kapillaaride ja teiste veresoonte, peamiselt kopsudes. Kuid see uurib ka teisi piirkondi, nagu süda ja isegi sinu neerud. Nüüd on sinu organismis nii palju virioone, et sinu immuunsüsteemi luurajad, dendriitrakud, oleksid pidanud juba märkama, et midagi on valesti. Kuid hantaviirus on arenenud. See on suutnud neist kõrvale hiilida. Sellel on mitu viisi, kuidas varjatuks jääda. See segab signaale, mida sinu immuunsüsteem kasutab nakatunud rakkude tuvastamiseks ja väldib tugeva põletikulise reaktsiooni esilekutsumist.
samal ajal põhjustab see suhteliselt vähe kahjustusi, võimaldades tal vaikselt sinu kehas levida, enne kui sümptomid muutuvad tõsiseks. 5–7 päev. Kui see oleks tüüpiline viirusinfektsioon, teaksid sa sellest juba praegu. Sul oleksid sümptomid nagu köha, palavik ja nohu. Hantaviirus ei ole tüüpiline infektsioon. Ülejäänud esimene inkubatsiooninädal möödub tavapäraselt. Käid jõusaalis, veedad aega sõpradega, teed kõiki asju, mida tavaliselt teed, naastes oma harjumuste ja rutiinide juurde. Samas levib viirus sinu kehas uskumatult kiiresti. Sinu keha paiskab sinu organismi hulgaliselt immuunrakke, mis ootavad vaid käsku rünnakuks. Nakkuse varjatud faas hakkab lõppema, kuna viirusliku RNA hulk sinu kehas kasvab pidevalt. Teine nädal. Sõltuvalt tüvest ja patsiendist on hantaviirusel peiteaeg 1–8 nädalani. Nii et kui su teine nädal möödub, oled sa ikka veel teadmatuses, täiesti teadmata, et sinu sees koguneb midagi halba. Ei mingit peavalu, iiveldust ega väsimust, mitte ühtegi märki, et midagi oleks valesti. Kuid samal ajal, kui sa elad oma tavalist elu, hakkab su immuunsüsteem ohule reageerima. See on aru saanud, et midagi on valesti ja valmistab vastust ette. See vastus seisneb suure hulga T-rakkude kogunemises. T-rakud on nagu sinu immuunsüsteemi jõustajad. Nad liiguvad aktiivselt ringi, otsivad üles nakatunud rakud ja hävitavad need. Kahjuks, kuna hantaviirus toimib just nii, hakkavad need samad T-rakud, mis peaksid sind kaitsma, hoopis sulle kahju tegema. See on sellepärast, et nad valmistuvad ründama sinu endoteelirakke. Nädala lõpuks on viiruse hulk sinu organismis tohutu. Nagu troos ja hobune on viirus sinu organismi lausa sisse lastud ja saanud võimaluse levida. Vaenlane on juba müüride sees ja valvurid on alles nüüd aru saanud, et linna rünnatakse. Tasa ja targu hakkavad sinu verest tsütokiinide tasemed tõusma. Tsütokiinid on valgud, mis toimivad immuunsüsteemi sõnumitoojatena, moodustades tõhusa suhtlusvõrgu, mis koordineerib keha kaitsemehhanisme. Nad annavad T-rakkudele käsu rünnakuks ja sinu kehas vallandub tõeline kaos. See on hiiglaslik püssirohutünn, mis ootab vaid sädet, et kõik leekidesse lahvataks. 15. päev. Sa ärkad üles ja tunned end veidi imelikult. Midagi hullu pole, lihtsalt kerge peavalu ja oled natuke uimane. Ilmselt see viirus, mis kontoris ringi liigub. Tunnid mööduvad ja sümptomid süvenevad. Kui tuim valu su peas tugevneb, muutub keskendumine järjest raskemaks. Koju jõudes on sul juba kerge palavik. Sa kannatad, aga pole eriti mures. Tõenäoliselt on see lihtsalt külmetus. Mõned valuvaigistid ja puhkus peaksid asja ära tegema. 16. päev. Pärast raske tööd ärkad üles ja tunned end veelgi halvemini. Sul pole enam ainult kerge palavik. Su keha väriseb ja higistab samal ajal, kui hakkad sümptomitega võitlema. Kuid nüüd pole enam ainult palavik ja peavalu, mille pärast pead muretsema, vaid ka lihasvalu. Lihasvalud, sügav ja intensiivne valu, mis pulseerib kogu su kehas. Su õlad, jalad, puusad ja isegi alaselg on kõik valusad. 17. päev. See läheb hullemaks. Su peavalust on saanud migreen. See ebamäärane väsimustunne on nüüd täielik nõrkus. Sa oled väsinud, palavikus ja kõik valutab. Sa otsustad, et ei taha enam üksi kannatada ja lähed arsti juurde. Nad ütlevad sulle täpselt seda, mida oled kogu aeg mõelnud. Tõenäoliselt on see lihtsalt raske gripp. Kõik, mida vajad, on juua piisavalt vedelikku, isoleerida end, et vältida nakkuse levitamist teistele, võtta valuvaigisteid ja palju puhata. Päev 18. Sa arvasid, et sinu sümptomid on juba nii halvad, kui nad üldse olla saavad. Sa eksisid. Sinu kehas levib viirus edasi. Sinu T-rakud alustavad raevukaid rünnakuid sinu enda endoteelkoe vastu. Sa tunned selle sisemise lahingu mõju uuel sünge moel. Teravad torkivad valud täidavad su kõhtu. Hiljem samal päeval hakkab su seedesüsteem streikima. Algavad iiveldusood, oksendamine ja kõhulahtisus. Oled sunnitud veetma suure osa päevast küürus vannitoas, palvetades, et saaksid sellest üle. Päev 19. Sa ei suuda enam toitu sees hoida. Kaotad kaalu. Lihasvalud muutuvad tugevamaks ja isegi midagi nii lihtsalt nagu kööki kõndimine, et endale juua valada, kurnab sind. Aga see on alles algus. Varsti läheb palju hullemaks. 20 päev. See, mida sa viimase nädala jooksul läbi elasid, oli alles nakkuse esimene faas. Enamiku patsientide jaoks algab 4–10 päeva jooksul pärast esmaste sümptomite ilmnemist teine faas ja see paneb esimese faasi tunduma nagu soojendus. Pärast 20 päeva viiruseosakeste sissehingamist ärkad sa üles ja tunned kohe, et midagi on muutunud. See on sinu hingamine. Ja see pole midagi, mida sa tegelikult märkad või millele mõtled. See on üks neist asjadest, mis toimub automaatselt, taustal toimuv kehaline protsess, mille eest su aju justkui hoolitseb.
mitte enam. Nüüd on see ainus asi, millele sa suudad mõelda ja millele keskendud ning sa üritad aktiivselt seda kontrollida, sundides oma keha rohkem õhku sisse tõmbama, kuid see on raske. Iga hingetõmme tundub nõrgem ja pinnapealsem kui varem. See on hantaviiruse kopsusündroomi kõige hirmutavam osa. See on hetk, kui su rindkere hakkab pingule tõmbuma, peaaegu nagu mingi nähtamatu jõud pigistaks seda. Iga katse sellest vabaneda ei too sulle seda leevendust, mida sa nii meeleheitlikult vajad. Paanika hakkab tekkima, sa tõused püsti ja kõnnid ringi, püüdes sügavalt hingata või köhida, et kopsud puhtaks saada. Mitte miski ei aita. Sinu pulss kiireneb. See on loomulik reaktsioon, kui sinu organismi jõuab vähem hapnikku. Ka sinu hingamissagedus tõuseb, kui su keha püüab sisse hingata õhku, mida tal ellujäämiseks vaja on. See ei ole normaalne. See ei ole gripp. See on midagi palju hullemat ja sa ei suuda sellega üksi hakkama saada. Tund hiljem viib sõber sind kiiruga erakorralise meditsiini osakonda. Su keha tundub põlevat. Sa pingutad, et hingata, et ärkvel püsida. Su kehas möllab tsütokiinitorm täie hooga. Su enda immuunsüsteem ründab sind, kasutades põletatud maa taktikat. See on sinu keha viimane meeleheitlik katse viirusest vabaneda. Immuunsüsteem reageerib, vabastades hulgaliselt põletikuaineid. Su veresooned hakkavad lekkima. Plasma pääseb sinu vereringest ümbritsevatesse kudedesse, sealhulgas kopsudesse. Kui vedelik koguneb, muutub hingamine raskemaks. See on põhjus, miks tunned, et ahmid iga sekund õhku. Sa jõuad erakorralise meditsiini osakonda, sa oled kahvatu, sa hingad ebatervislikult kiiresti ja su vererõhk langeb. Sind vaadates hüüab valves olev õde kiiresti arsti järele. 21. päev. Arstid ja õed sagivad ringi. Sinu voodi ümber küsitakse küsimusi, ollakse meeleheitel, et sinu haiguse kohta rohkem teada saada. Küsitakse, kas oled hiljuti puhkusel käinud. Mainid suvilat ja näed arsti silmis äratundmishetke. See arst tellib kiiresti rindkere röntgeni. Kui röntgeni tulemus käes on, muutub arsti ilme kiiresti. Tervete kopsudele iseloomulike selgete mustade alade asemel näitab röntgen suuri valgeid laike. Vedelik on su kopsud täitnud. See on plasma, mis on järk-järgult läbi sinu veresoonte aukude lekkima hakanud. See uputab sind sõna otseses mõttes seest poolt. Sinu vere hapnikusaturatsioon langeb ja su mõistus muutub üha udusemaks, kuna ei saa vajalikku kütust. Arst teab, et aeg hakkab otsa saama. See on nakkuse kõige kriitilisem staadium. Järgmised 48 tundi võivad olla sinu viimased. Hantaviiruse kopsusündroomi suremus on äärmiselt kõrge. 38% patsientidest, kellel tekivad sinusarnased sümptomid, surevad sellesse haigusesse. See on nagu Vene rulett 2 kuuliga. Sind viiakse intensiivraviosakonda ja pannakse sedatsiooni alla. Ravi, vaktsiini ega imetabletti, mis kõik paremaks teeks, ei ole. Kuid siiski on võimalusi seda ravida. Sinu hingetorusse sisestatakse toru. Masiin hakkab sinu kopsudesse hapnikku pumpama, et need kokku ei kukuks. Sinu keha lihtsalt ei suuda enam ise hakkama saada. Isegi sellise raviga märgivad arstid, et on väga reaalne oht, et sa ei pruugi ellu jääda. Nad saavad sinu keha toetada, kuid see peab siiski ise kuidagi lekket peatama ja viiruse tekitatud kahju parandama. Sellel võib olla 2 võimalikku lõppu. Sinu loole on 2 võimalikku lõppu. Üks hea, teine halb. Heas lõpus õnnestub sul kriitilisest faasist läbi tulla. Ajalugu näitab, et sel hetkel suudavad patsiendid sageli üsna kiiresti taastuda oma esialgsest hingamispuudulikkusest. Rindkeresse kogunenud vedelik taandub aeglaselt ja hingamine muutub kergemaks. Halvas lõpus ei suuda sinu keha koguda vajalikku jõudu, et vastu võidelda. Viirusest ülekoormatuna, isegi toetusravist hoolimata, annab keha raskuse all järele. Kopsud täituvad täielikult vedelikuga, mis viib hingamispuudulikkuseni. Samal ajal mürgeneb ka süda lekke tõttu, mis põhjustab madalat vererõhku ja vereringe kollapsit. Elutähtsad organid, nagu neerud, võivad samuti üles öelda ja patsient sureb. Juhtudel, kus vedeliku kogunemine avastatakse ja ravitakse varakult, suurenevad ellujäämisvõimalused. Päevad 22–25. Arstid ja õed hoiavad sinu elulistel näitajatel hoolikalt silma peal, kuni sa öösel magad, otsides märke paranemisest. Aeglaselt need märgid ilmuvadki. Lõpuks hakkab sinu veresoonte lekkimine vähenema. See on haiguse teoreetiline faas, hetk, mil sinu kapillaarid ja teised veresooned hakkavad end taas sulgema, lappides augud, et peatada lekkimine. Aga sul on endiselt probleem kogu selle vedelikuga kopsudes. Selle lahendamiseks hakkavad sinu neerud üle tunde tegema. Su keha peab sellest vedelikust kuidagi lahti saama. Kõige otsesem viis on urineerimise kaudu, nii et sinu organism väljutab sõna otseses mõttes liitreid vedeliku tundide jooksul pärast seda.
Järk-järgult hakkavad need valged laigud sinu röntgenpildil vähenema ja arstid saavad hakata vähendama mõningaid toetavaid süsteeme, mis on aidanud sul elus püsida. Arstid äratavad sind sedatsioonist, eemaldavad torud, mis on sinu organismi toitnud ja viivad sind lõpuks intensiivraviosakonnast tavapalatisse, kus sulle antakse aega taastumiseks. Sinu keha on läbi elanud suure trauma. Sinu kopsud on olnud eesliinil ja hingamine jääb veel pikaks ajaks raskeks. Sellest ei taastu paari päevaga. See on haigus, mis jätab püsivad järelmõjud. Väsimus, hingeldus ja ajusõdu võivad kesta kuni 6 kuud või isegi kauemgi. Sa oled läbi elanud põrgu. Sa kaotasid märkimisväärselt kaalu ja isegi lihtsad asjad nagu istumine ja rääkimine tunduvad endiselt rasked, aga sa oled elus. Üks neist 62% inimestest, kes HBS-ist läbi tulevad, üks õnnelikest. Kuid mitte iga viiruse lugu ei lõpe siin. Mõned algavad hoopis loodusest kaugel. Uuri välja tõeline lugu viirustest, mis tegelikult lekkisid laborist ja vaata, kuidas mõned kõige vastuolulisemad puhangud viivad tagasi kohtadesse, mis on loodud nende uurimiseks. Või vaata hoopis seda.